Tere kõigile! Järjekordne nädal on läbi ja ma oleksin tahtnud rääkida Euroopa Parlamendi tegemistest, aga ma teen seda järgmine nädal. Sest praegu ma tahaksin rääkida millestki, mis häirib ja mis on minu arvates palju olulisem praegu kui Euroopa Parlamendi töönädal. See on Mart Helme käitumine ja see on ka meie valitsusliikmete käitumine. Ehk asi ei ole mitte ainult selles, mida Mart Helme ütles, vaid ka sellele järgnenud reaktsioon. Mõnes mõttes on ta naiivne, mõnes mõttes on ta vabandav ja puterdav. Kaua võib aru saada, mõista, hukka mõista. Eriti naiivsena tundub see, et ärge pöörake tähelepanu, me ju ei muutu kunagi selliseks riigiks, mis hakkab Mart Helme sõnu ellu viima. Lubage, ma tuletan teile meelde. 10 aastat tagasi ei oleks mitte keegi osanud Poolas arvata, et presidendikandidaat ütleb, et homod on ideoloogia. Täna ta on seda öelnud ja Poola linnad võistlevad au pärast saada LGBT vabadeks linnadeks. Igal sõnal võib olla tagajärg. Ja selle eest, mida Mart Helme räägib vastutustundetult, vastutab kogu valitsus. Sest kui valitsus võtaks tõepoolest vastutuse nende sõnade eest, siis Mart Helme ei oleks täna enam siseminister. Aga nii kaua, kui ta on siseminister, ei ole vahet, kes seda räägib. Ratas, Luik, Reinsalu, Seeder, ei ole vahet. Nad kõik vastutavad selle eest, mida ütleb üks valitsuse liige. Oleks suur vahe, kui oleks seda öelnud suvaline 70-aastane vanamees ja ma vabandan, ma pean 70-aastaseid vanemateks härrasmeesteks, vanameesteks, kuskil näiteks poe juures. Oleks õlgu kehitanud ja mõelnud, et ta on kibestunud, võib-olla kodus naine tänitab, pension on väike, võib-olla leile raske õhtu, oleks õlgu kehitanud ja oleks kurb olnud selle inimese üle, kelles on nii palju vihkamist. Siseminister ei ole suvaline 70-aastane mees. Siseminister peab oma tegude eest vastutama. Ja täna on Mart Helme seadnud kahtluse alla Eesti põhiseaduse kehtivuse. Lubage meelde tuletada, et ministrid on tagasi astunud siis, kui nad on olnud järgmisel hommikul Pohmellis. Üks minister astus tagasi, kus seadis kahtluse alla NATO tegevuse Eestis. Mart Helme on seadnud kahtluse alla Eesti põhiseaduse kehtivuse ja Eesti põhiseaduses sätestatu. Ja sellest ei saa mööda vaadata ega üle vaadata. Nii kaua, kui Mart Helme on siseminister, vastutab selle eest Jüri Ratas ja kogu valitsus. Selline oli tänane jutt, lendan Brüsselisse ja loodan, et järgmisel nädalal on paremad jutud.